Mina kasvasin Alevi tüdrukuna linnalähedases sellises väikeses keskkonnas, aga ma mäletan, et selline tung looduse järele oli minus alati ja mulle tundub see nii, et see on midagi sellist, mis ongi meisse kodeeritud, ükskõik kus või kuidas me kasvame, siis see vajadus loomulikkuse järele, see on meie sees, sest me sünnime ja kasvame hästi loomulikena, võib-olla elu jooksul, siis me kasvatame endale peale mingisugused kihid, üritame ennast kuidagi ilusamana, toredamana, kuidagi parandada, muuta, aga tegelikkuses see igatsus loomulikkuse järele jääb meisse alati alles ja looduses käimine, metsas jalutamine tuletab seda minule alati hästi meelde. Ja ma kunagi pole pidanud siis pettuma selles, et kui ma võtan otsuse vastu, et see mingisugune kontakt endaga taastada, mis ikkagi kipub minema kaotsi, et looduses jalutades ta alati mind jälle tabab. Ja ma olen tahtnud ka oma lastele, et nad selle kontakti või selle kogemuse saaksid, et nad teaksid, et kui nad kasvavad suureks, siis see kogemus ei saa neid kunagi reeta, et ükskõik kui keeruline see maailm nende ümber on, siis see kui nad saavad võimaluse looduses olla ja teda lihtsalt niimoodi vaadelda täpselt sellisena, nagu ta on, siis nad sealt leiavad alati selle, kes nad on, selle kontakti endaga. Ja mulle tundub, et seda loomulikkust, seda kontakti on meil täna väga vaja. Sellepärast, et me vahel ei oska isegi selle järgi enam küsida. See kõik, mis meie ümber toimub, ajab meid nii segadusse, et me arvame, et see ongi juba hästi loomulik. Aga tegelikkuses on midagi palju lihtsamat. Ja ma arvan, et see peitub mingisuguses rahus, mis looduses on olemas, sest mets on täpselt selline koht, nagu ta on. Seal ei ole vaja mitte midagi muuta. Ta on täpselt selline, nagu ta on. Ja kui me siis ennast seal olles tabame, siis me saame aru, et ka meie ise oleme tegelikult täpselt sellised, nagu me oleme, ilma et me peaks ennast kuidagi paremana näitama.